põlemine, mahla käärimine, rauas silla roostetamine või inimese hingamine. Kõiki neid protsesse ühendab see, et tegemist on redoksreaktsioonidega. Jah, see sõna on küll keeruline, aga proovime nende reaktsioonide sisust täna koos aru saada. Redoksreaktsioonid on reaktsioonid, mille käigus vähemalt kahe keemilise elemendi oksudatsiooniaste muutub, kuna toimub elektronide üleminek ühelt aineosakeselt teisele. Redoksreaktsiooni puhul toimub meil paralleelselt kaks erinevat protsessi, oksudeerumine ja redutseerumine. Oksudeerumine on elektronide loovutamise protsess ning selle käigus elemendi oksudatsiooniaste suureneb. Redutseerumine on aga vastandprotsess, ehk siis elektronide liitmise protsess ja selle käigus elemendi oksudatsiooniaste väheneb. Osakest, kes liidab elektrone, nimetatakse oksudeerijaks ning osakest, kes elektrone loovutab, nimetatakse redutseerijaks. Jah, siin oli väga palju uut informatsiooni, aga võtame selle kõik veel korraks kokku ühe pisikese nipi abil. Palun jäta meelde, et redutseerija reedab elektrone ehk annab ära elektrone. Kuna elektron on negatiivse laenguga, siis kui aineosake annab ära negatiivset laengut, läheb ta ise positiivsemaks, ehk siis redutseerija oksudatsiooniaste suureneb ning protsess, mis temaga toimub, on oksudeerumine. Seega oksudeerumine on elektronide loovutamise protsess ning nüüd saad sa juba ise oksudeerija ja redutseerumise mõiste siit tuletada. Võtame näiteks rauapuru põlemise. Raud on hallika värvusega metall, kuid viies selle põletileeki näed sa, et siit eraldub väga palju valgust. Valguse eraldumine on üks keemilise reaktsiooni toimumise tunnustest. Järelikult keemiline reaktsioon meil antud hetkel tõesti siin toimub. Ning keemiline reaktsioon toimub raua ja hapniku vahel, kus moodustuvad erinevad raua ja hapniku ühendid. Kuid kirjutame tahvlile reaktsioonivõrrandi, mis iseloomustaks raud-2-oksiidi teket. Seega sa tead, et raud reageeris hapnikuga ning tekkis raud-2-oksiid. Siinkohal tuletan sulle meelde, et hapnik on lihtainena kaheaatomiline molekul ning raud-2-oksiidi valemist näed sa, et see on juba tasakaalus. Samas kogu reaktsioonivõrrand ei ole veel tasakaalus. Kuna vasakul pool on kaks hapnikuaatomit, tuleb raud-2-oksiidi ette kirjutada kordajaks 2 ning nüüd tuleb ka raua ette kirjutada kordajaks 2. Raua ja hapniku vahelisel reaktsioonil tekivad aga ka teised ühendid, näiteks raud-3-oksiid ning nende kahe oksiidi segu triraud-tetraoksiid. Meie proovime analüüsida aga raud-2-oksiidi tekkereaktsiooni ning leiame siit oksudeerija ja redutseerija. Aga enne, kui me saame seda teha, tuleb määrata kõigi keemiliste elementide oksudatsiooniastmed. Sa tead seda, et raua oksudatsiooniaste on 0, kuna tegemist on lihtainega. Kuna ka hapnik on lihtaine, on ka tema oksudatsiooniaste 0 ning sa näed, et raua oksudatsiooniaste raud-2-oksiidis on 2 ning hapniku oksudatsiooniaste ühendis on -2. Seega saame me kirja panna, et raua oksudatsiooniaste on alguses 0 ning hiljem on raua oksudatsiooniaste 2. Seega raua oksudatsiooniaste suureneb, ehk siis tema peab ära andma negatiivset laengut, järelikult annab raud ära selle jaoks 2 elektroni ning seega käitub raud redutseerijana ja ise oksudeerub. Hapnik seevastu on alguses oksudatsiooniastmega 0 ning reaktsiooni järgselt on hapniku oksudatsiooniaste -2. Siin sa näed, et hapniku oksudatsiooniaste väheneb ja väheneb seetõttu, et tema võtab juurde elektrone ning praegu peab ta juurde võtma 2 elektroni, seega käitub hapnik oksudeerijana ja ise redutseerub. Paneme tahvli peale kirja ka kaaliumi ja hapniku vahelise reaktsiooni. Ehk siis kaalium reageerib hapnikuga ja tekib kaaliumoksiid. Kaaliumoksiidi valem tuleb tasakaalustada, selle jaoks tuleb võtta 2 kaaliumiaatomit ning nüüd tuleb ka kogu reaktsioonivõrrand tasakaalustada.
sa näed, et vasakul pool on 2 hapnikuaatomit, järelikult kaaliumoksiidi ette tuleb kirjutada kordaja 2 ning nüüd paremal pool on 4 kaaliumiaatomit, järelikult kaaliumi ette vasakule poole tuleb kirjutada kordajaks 4. Ka selle reaktsiooni võrrandi puhul määrame ära oksudeerija ja redutseerija, aga kõigepealt tuleb määrata kõigi elementide oksudatsiooniastmed. Kuna kaalium ja hapnik on mõlemad lihtained, on nende oksudatsiooniaste 0 ning kaaliumoksiidis on kaaliumi oksudatsiooniaste 1 ja hapniku oksudatsiooniaste -2. Sa näed seda, et kaaliumi oksudatsiooniaste on alguses 0 ning hiljem on kaaliumi oksudatsiooniaste 1 ehk siis kaaliumi oksudatsiooniaste suureneb ning ta saab suureneda seetõttu, et kaalium annab ära 1 elektroni ja oksudatsiooniaste 0 muutub oksudatsiooniastmes 1. Järelikult kaalium on praegu redutseerija ja ise oksudeerub. Teine keemiline element, kelle oksudatsiooniaste muutub, on hapnik. Hapniku oksudatsiooniaste on alguses 0 ning reaktsiooni järgselt -2. Ehk siis hapniku oksudatsiooniaste väheneb, kuna ta võtab juurde 2 elektroni, ehk siis hapnik käitub oksudeerijana ja ise redutseerub. Palun jätagi meelde, et metalli ja hapniku vahelisel reaktsioonil käitub metall redutseerijana ning hapnik oksudeerijana. Veel on üheks redoksreaktsiooniks metalli ja happe vaheline reaktsioon. Katseklaasis on tsingigraanulid ning nüüd valan ma siia peale vesinikloriidhapet. Sa näed seda, et tsingi pinnalt hakkab toimuma gaasi eraldumine ning gaasi eraldumine oli üks keemilise reaktsiooni toimumise tunnustest. Järelikult keemiline reaktsioon tõesti siin toimub, kuid meie paneme tahvli peale kõigepealt kirja tsingi ja vesinikloriidhappe vahelise reaktsiooni võrrandi ning siis proovime seda ka analüüsida. Seega tsink reageerib vesinikloriidhappega. Metall reageerib happega ning tekib sool ja eraldub vesinik. Kuna tsink on piisavalt aktiivne metall, reageerib ta ilusti lahjendatud vesinikloriidhappega ning meil tekib sool ehk siis tsinkkloriid ja see soolavalem tuleb ka tasakaalustada, võttes kloriidjooni 2 tükki ning lisaks soolale tekib ka vesinik. Tuletan sulle siinkohal meelde, et vesinik on lihtainena 2-aatomiline molekul ning selle jaoks, et ära näidata, et vesinik on gaasiline aine, kirjutatakse tema valemi järgi ka nool ülesse. Nüüd, kui sa vaatad selle reaktsiooni võrrandi tasakaalu, siis see reaktsiooni võrrand ei ole kohe tasakaalus. Paremal pool on 2 klooriaatomit ning 2 vesinikuaatomit. Järelikult peame me vasakule poole vesinikloriidhappe ette kirjutama kordajaks 2. Nüüd aga proovime seda reaktsiooni analüüsida nii, et toome välja redutseerija ja oksudeerija, kuid kõigepealt peame määrama kõigi keemiliste elementide oksudatsiooniastmed. Kuna tsink on lihtaine, on tema oksudatsiooniaste 0. Vesinikloriidhappes on vesiniku oksudatsiooniaste 1, kuna vesiniku oksudatsiooniaste ühendis on 1 ning kuna selles aines on 1 vesinikuaatom, annab ta siia ka +1 laengut. Selle jaoks, et saada 0, tuleb kõrvale võtta -1 laengut ning kuna vesinikloriidhappes on 1 klooriaatom, on kloori oksudatsiooniaste -1. Tsinkloriidis näed sa, et tsingijooni laeng on 2+ ning kloriidjooni laeng 1-. Tuletan sulle siinkohal meelde, et oksudatsiooniaste leiti eeldusel, et ühend koosneb joonidest. Seega saamegi öelda, et joonilaeng ja oksudatsiooniaste langevad kokku ning tsingi oksudatsiooniaste on järelikult 2 ning kloori oksudatsiooniaste -1. Vesinik on lihtaine, seega tema oksudatsiooniaste on 0. Sa näed seda, et tsingi ja vesiniku oksudatsiooniaste muutub reaktsiooni käigus. Tsingi oksudatsiooniaste on alguses 0 ning reaktsiooni järgselt on tema oksudatsiooniaste 2. Seega tsingi oksudatsiooniaste suureneb, kuna ta annab ära elektrone ning tsink annab ära 2 elektroni, seega käitub tema redutseerijana ja ise oksudeerub. Teine element, kelle oksudatsiooniaste muutub, on vesinik. Vesiniku oksudatsiooniaste muutub 1-st 0.
ehk siis vesiniku oksudatsiooniaste väheneb ning vesiniku oksudatsiooniaste saab väheneda seetõttu, et ta võtab juurde elektrone ning praegu võtab ta juurde ühe elektroni. Seega vesinik käitub oksudeerijana ning ise redutseerub. Kirjutame tahvli peale ka baariumi ja väävelhappe vahelise reaktsiooni võrrandi. Baarium on aktiivne metall, järelikult tema reageerib väävelhappega ning selle reaktsiooni tulemusel tekib baariumsulfaat ja eraldub vesinik. Baariumsulfaadi valemi kirjutamiseks kirjutame kõigepealt kõrvuti baariumiooni ja sulfaatiooni. Sa näed seda, et selle soola valem on juba tasakaalus ning lisaks soolale eraldub ka vesinik. Samuti näed sa seda, et see reaktsiooni võrrand on tasakaalus. Proovime määrata ka selles reaktsiooni võrrandis oksudeerija ja redutseerija, kuid kõigepealt peame määrama kõigi keemiliste elementide oksudatsiooniastmed. Baarium on lihtaine, sellest tulenevalt on tema oksudatsiooniaste 0. Väävelhappes tead sa seda, et vesiniku oksudatsiooniaste ühendis on alati 1 ning hapniku oksudatsiooniaste ühendis on -2. Kuna väävelhappes on 2 vesiniku aatomit, annavad nemad kokku +2 laengut ning 4 hapniku aatomit annavad kokku -8 laengut. Ja selle jaoks, et saada 0 laengutes kokku, tuleb siia veel võtta +6 laengut ja kuna väävelhappes on ainult 1 väävliaatom, on väävli oksudatsiooniaste 6. Baariumsulfaadis tead sa seda, et baariumi oksudatsiooniaste on 2, kuna tegemist on teise A-rühma elemendiga ning hapniku oksudatsiooniaste ühendis on -2. Kuna baariumsulfaadis on 1 baariumi aatom, annab ta siia ühendisse +2 laengut ning 4 hapniku aatomit annavad siia -8 laengut. Ja taaskord peame me võtma siia kõrvale +6 laengut, et saada kokku 0 ning seega väävli oksudatsiooniaste on 6. Ning kuna vesinik on lihtaine, on tema oksudatsiooniaste 0. Sa näed seda, et selle reaktsiooni käigus muutub baariumi ja vesiniku oksudatsiooniaste. Baariumi oksudatsiooniaste on alguses 0 ning reaktsiooni järgselt on tema oksudatsiooniaste 2. Seega baariumi oksudatsiooniaste suureneb, kuna baarium annab ära elektrone ning ta annab ära 2 elektroni, seega baarium käitub redutseerijana ning ise oksudeerub. Veel muutub vesiniku oksudatsiooniaste. Vesiniku oksudatsiooniaste on alguses 1 ning reaktsiooni järgselt on vesiniku oksudatsiooniaste 0. Seega vesiniku oksudatsiooniaste väheneb, kuna ta võtab juurde ühe elektroni ehk siis käitub oksudeerijana ja ise redutseerub. Kordame üle põhilised punktid. Redoksreaktsioon on reaktsioon, mille käigus muutub vähemalt 2 keemilise elemendi oksudatsiooniaste. Redoksreaktsiooni korral toimuvad paralleelselt 2 protsessi, oksudeerumine ja redutseerumine. Oksudeerumine on elektronide loovutamise protsess ning redutseerumine on elektronide liitmise protsess. Osakest, kes reaktsiooni käigus liidab elektrone, nimetatakse oksudeerijaks ning osakest, kes reaktsiooni käigus elektrone loovutab, nimetatakse redutseerijaks.